No tervist, sõbrad! Tulin siis täna esimest jääpüüki tegema sel aastal. Ja tulin siis Viljandi järve peale suurt ahvenat püüdma. Ehk siis sellist kilo pluss kala. Eelmine aasta jää peale ei saanud, kuna külma ei olnud ja jääd ei tulnud. Ja siis jäi nagu eelmine aasta vahele, aga siin üle-eelmine aasta õnnestus siis kätte saada Viljandi järvest selline ahven nagu kilo 430. Ja see oli ikka megatunne, kui see laks seal all ära käis. Et sellest on nagu video ka, kus ma seal suuri püüan. Ja tulin siis nüüd taaskord neid suuri kimbutama. Praegu on siis kell juba kuskil 12 läbi, lõuna, aga tegelikult tulin kuskil hommikul püüdma ja siis nagu algust ei saanud õieti teha, et oli suht kiire selle püügiga, aga hommikul õnnestus siis kätte saada selline kala nagu 345. Kala on siis, näete, siin selline vägev. Aga vaatame, mis siin saama hakkab. Hetkel tundub, et kala on all ilusti olemas. Ja eemalt tuleb seal mul üks seltsimees sõber. Käis suur kala vaatamas siis hetkel. Ja põiki ära ei tahtnud võtta. Tuli põigi alla välja. Vaatas, mis siin toimub. Ja läks alla tagasi, aga paistab, et tal ikkagi huvi on, et ta kergelt tahab uuesti tõusta. Aga samas võib ka haug olla. Tundub siuke hästi suur. Hästi jäme jutt. Näete siis. Et vahest teevad ka haugid sellist käitumist. Võib ka olla suur ahven. Et seda me kunagi ei tea. Aga ilmselt siis siin on üleval on siis kala ise ja alla siis tekivad uimed. See tumedam jutt siin all. Et tundub, et tegemist on väga suure kalaga. Praegu ta siis on otse põigi all. Sest jutt on konkreetselt siuke tume punane, kollane, siis ta on nagu põigi all. Aga vaatame, kas ta siis läheb kurjaks või mis ta teeb. Hetkel ei seisma siia. Tundub seda kahtlaselt augi moodi. Aga nüüd on põhja tekkimas ka siin mingi teine kala juurde. Näete, vaikselt kerkib. Aga mulle tundub ikkagi, et see on haug. Jäi sedasi 6,5 meetri peale seisma. No ei tea, mis kala see on. Vaatame, kas või mis tuleb võtma või ei tule. Trossi mul vahel ei ole hetkel.
et kui on haug, siis on adios põigiga. Tuleb. Äkki oli liiga suur. Ei võtnud ära. Ei läinud piisavalt kurjaks. Ei muffigi rohkem või? 2 korda on toginud. Mul käis nii õrnalt, ripp tõusis ainult sedasi. Pani alla, vahepeal tuleb uuesti hooga üles. Teeb tõnks väike õrnalt, ei tundnudki midagi, ainult õnge ots nägin liikus. Noh, läheb kurjaks nüüd või? Sittagi, jäid seisma. Noh, tule nüüd ära. Korralik parv all. Sul on ikka see roheline või? Jah, suur. Proovisin väiksemaid ja ei. Lähevad alla tagasi. Täna olen siis teist päeva Viljandi järve peal siin. Kilost veel näinud ei ole. Täna õnnestus saada siis üks 300 ja üks 500 grammine. Et pärast näitan ka neid kalu, mis kelgu peal on. Aga praegu kalal on, no nüüd tulevad 2 tükki, vaatame, kas võtavad ära või. Nüüd peaks küll mats ära käima. Ahah, võttis. Toimus võte. Päris korralik mats oli. Vaadake. Et siit on ka nüüd näha. Parv läks lendu, aga otsa ei jäänud. Vajus põhja tagasi, aga no proovime, ega ma jonni ei jäta. Et üritan siin ikka mõne korralikuma suure ka kätte saada. Vaatame, mis siin saama hakkab.
praegu käis jah, siuke korralik mats käis läbi, aga otsa ei jäänud. Vägev. Siin Viljandi järves on seda suurt ahvenat ikka päris kõvasti. Aga paar aastat tagasi õnnestus siis rekord teha. Tuli selline kilo 430 ja selliseid kiloseid tuli ikka üsna mitu, et ei mäletagi, siin üle 10 kohe kindlasti oli. Kilo 280 ja kilo 240 ja kilo 50 oli, kilo 230 oli. Või neid ikka oli, et pluss siis siuksed 600-sed, 700-sed, 800-sed oli, 900-sed oli ka vist 3-4 tükki äkki või. Et see suure ahvenapüük on jah vägev, et käid ja otsid ja siis ootad, millal see mats ära käib. Praegu on siis kell 3:30 ja enamus mehed on ära läinud, kes siin püüdmas olid, et järele on praegu jäänud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on 9 meest on siis koos minuga. Aga hommikupoole oli siin pakun 30 meest oli kindlasti peal, rohkemgi. Aga jah, suure ahvenapüük on ikka vägev, et hoopis teistmoodi, kui siin seda väikest otsida kuskilt kalda äärest. Aga see on vägev, noh. Hetkel on siis jah, 2 tükki on jelgu peal. Ega siin täna väga keegi midagi ei saanud. Kes sai 2 tükki ja kes sai 1 ja kellel oli siin 800-seid ja et midagi ikka tilgub, aga tööd on jah kõvasti vaja teha. Aga vaatame, mis päeva lõpuks õnnestub saada. Praegu siin üks koll istub all. Korra siis kergitas ennast, kui ma põigiga lähemal läksin. Aga võtma nagu ei tule. Et see parv, kes siin enne võtmas käis, see vajus ära laiali kuskile. Aga igal juhul üritame veel, vaatame, mis saab. Nüüd on üks, on jälle kuri reis. Opa! Nüüd tuleb ära jõhvikas. Korralik. Augirraisk. Jaa. Seda ta vigurdas siin. Auginolk raisk. Tol säia nüüd. Tol säia. Seda ta siin mul vigurdas raisk.
ainult ilusti kurgus ja aga läbi ei hammustanud õnneks. Mis ta junn kaalub siis? Kaalub mitte sittagi. Ära siple nüüd. 705. Ja mine uju. $705 ja läks ujuma. Küll käis kiiresti. Küll käis see asi kähku. Parv läks hulluks reist, nii kui lasin siia. Vaata. Siuksed laksud käisid all reis. Siukse adreka sai praegu. Jopa kolju. Täpselt nii kui august välja tuli, lantil suust ära, käega tõmbasin kähku. See on enam-vähem sama suur nagu mul eile. Poole kilone. Jah, ma räägin, mul oli 520 eile. Korra kergitas ühte, näitas ja kohe lõi lendu, vaatan üks tuleb jälle. Tuleb jälle. Nüüd käib mats ära ka. Päris kähku, jah? Vaata nüüd. No, võta ära nüüd. Parv on juures või? Ai, üks oli. Läheb alla tagasi. Läheb alla, jah. Üks suur oli. Mis asja? No, siin praegu läks kurjaks. Nüüd lähevad alla tagasi. Järgi peale sul kurjaks läheb. No vaata, loodi. Parv tuli kuradi üles välja. Praegu üks laks ära käinud, aga. Kui kõrgele sa tõstad põhjast? 4 meetrit. 4 meetri peal üles. No näed ju tuli, 4 meetrit on siin. Isegi 3,5 peal. Lõi parve lendu. Ei läinud, nii kurjaks ei läinud, et ära ei võtnud. Ma vaatan, proovin väiksemat reis. Mul on see Fire Tiger 7. Siin läks see praegu kurjaks reis. Tumedaga. No, ma sain eile kõik kaad sellega. Kohe kadusid alt reisi. Tõmba, lase vesi ka peale. Kas seda on vähe? Ei ole, vaikus. Midagi eputada ei ole va? Kahtlane, jah?